Teate, selline väga ebatavaline tunne praegu, mitmekihilist ebatavaline tunne on olla praegu siin, sest ma ühelt poolt olen päris pikalt mingisugune tublisti veerand sajandit olnud IT- ja telekomi sektoris. Siin on saalis praegu inimesi, kellega me oleme nagu füüsilist istunud, ma ei tea, samas toas koos toimetanud ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüdseks ma enam pole IT-inimene, vaatamata sellele, et ka siin lavalt või kuskil siin nagu omavahelistes juttude sees figureerinud sõnad, nagu nendest on nagu päris palju tuttavaid, AWS, RDS näiteks on ju, või Cloud Native Refactoring ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult ma praegusel hetkel nagu IT-inimene enam ei ole. Et ma juba oma tublisti mingid aastaid nii 5 tagasi liikusin IT ja telekomist nagu välja ja praegu ma olen ühes, minu enda meelest, ma saan aru, et ma ei ole üldse objektiivne, minu enda meelest maailma üks parimatest koolidest, Püha Johannese kool, ma olen seal füüsikaõpetaja, muidugi ma olen seal üks kaasasutajatest ka selles koolis. Nii et ma näiteks ma seisin klassi ees oma füüsikatundide läbi viies ja see on hoopis teistsugune maailm. Aga võib-olla tänu sellele, et mul on praegu kuidagi need 2 asja nagu tulid kokku, et mul ühelt poolt on seda sama nagu veerand sajandit IT-kogemust ja teiselt poolt ma haridusega olen täiesti otseselt nagu seotud, nii nagu päris paljud huvitavad asjad sünnivad kuskil selliste interdistsiplinaarsetes valdkondades, siis ma arvan, et see on nagu tinkinud nagu seda, et ühelt poolt siin mingi juba tublisti 1,5 aastat tagasi, kui minister Kristina Kallas kutsus enda juurde sellise mõttekoja nimega AI nõukogu, kuhu kutsuti nagu päris palju väga tarku inimesi kokku, Jaan Aru näiteks, Grete Arro ja Kaspar Kruup, väga palju sellised tarku inimesi kutsuti sinna kokku. Ma siiamaani ei tea, kuidas mind põmmpead sinna kutsuti, aga fakt on see, et ma sellega toimetan juba mingit oma viimased 1,5 aastat ja ma arvan, et ka sellega on seotud see asjaolu, et kui läksid lahti need jutud tegevused, toimetamised teemal TI-hüppe, siis ma olen nagu sellega täiesti enam algusest peal nagu seotud, ma olen üks selle TI-hüppe kui sihtasutuse kaasasutajatest, ma olen selle nõukogu liige ja nii edasi, nii edasi. Ja kui mind kutsuti nagu siia natukene sellest TI-hüppest nagu rääkida, siis üks küsimus, mis tekkis, on nagu see, aga milleks üldse TI-hüppet on nagu vaja. Ja see on tegelikult nagu täiesti asjakohane küsimus, et kui me räägime nagu TI-hüppest just hariduse kontekstis, see on ka võib-olla nagu selgelt nagu peame aru saama, et täna TI-hüppe on väga selgelt suunatud just haridusele. Kui me räägime hariduse kontekstis, siis TI-hüpped on vaja just see tõttu, et tehisintellekti on juba palju. Ja tehisintellekti juba nagu kasutatakse päris palju ja mis on kõige selle asja juures vastikum, on see, et seda kasutatakse täiesti valesti. Et meil täna me reaalselt kogeme seda, et meil hariduses eriti, mitte ainult kusjuures haridusega, haridus nagu eriti, meil täna kinnistuvad valed õppimismustrid, mida me näiteks mõnes mõttes võime nimetada copy-pastimise tüüpi õpimustrid. Et ma ise täiesti siiralt usun sellesse, et võib-olla, jällegi, kui me räägime tehisintellektist, siis tehisintellekti puhul me peaks nagu selgelt ütlema seda, et definitsioon on väga palju, mida täna nagu peetakse silmas, on pigem keeltemudelid, mis on kindlasti üks märkimisväärne osa tehisintellektist, aga tegelikult tehisintellekt kui selline on palju laiem mõiste kui nagu lihtsalt keeltemudelid. Aga kui me täna räägime keeltemudelist, kui me täna räägime tehisintellektis, siis ma siiralt usun sellesse, et kõige suurem oht, mis sellega kaasneb, kusjuures see pole ainult õpilaste oht, see pole ainult laste oht, vaid see on ka täiskasvanud inimesi puudutab täpselt sama hästi. Kõige suurem oht on selles, et meil tekib mõnes mõttes niisugune loomulik kiusatus outsource'ida oma mõtlemisprotsessi. Las ta mõtleb minu eest. Ja tegelikult nagu see, mis on mõnes mõttes siiski nagu täna keeltemudelite kommertsmudelisse sisse programmeeritud. Kui me natuke nagu mõtleme, et kuidas nad käituvad, kuidas nad meiega suhtlevad, seal on mitu asja, mis on pedagoogilises mõttes nagu täiesti valesti või vale suunitlusega. No näiteks,
ta oma olemuselt kusjuures antud juhul ma räägin nagu abstraktselt kõikidest keelte mudelist. See, mida ma nagu räägin praegu, see täpselt sama hästi on rakendatav Google'i Gemini puhul, OpenAI ChatGPT puhul, Microsofti Copiloti puhul, you name it, et vahet ei ole, millest me nagu räägime, nad on kõik nagu suhteliselt sarnased selles mõttes üles ehitud. Ta näiteks üritab olla sinuga meeldiv. Ta üritab olla sinuga meeldiv, mis toob kaasa seda, et ta päriselt ei anna seda päris tagasisidet. See on täiesti fundamentaalne küsimus. Ma mäletan, mul oli niisugune elus periood, eelmises elus, kui ma veel IT-s nagu toimetasin. Mul oli niisugune periood, kus ma elasin mitu aastat USAs, Nortalis töötades nagu elasin USAs, ja mul oli kaasas, muuhulgas oli nagu üks mu poeg, kes tol hetkel õppis mingi 4. klassis. Ja ta tuli nagu sellest kultuuriruumist siin, läks nagu USA kooli, õppis nagu USA koolis ja mäletan nagu tal nagu muuhulgas tema mitmestest kultuurishokkidest üks oli nagu seotud sellega, et ta tuleb nagu päeval koolist koju ja ta hakkab nagu hämmingust nagu rääkima sellest, et tead, ma istun matjatunnis, ma lahendan ülesannet, ma näen, et ma teen seda valesti, õpetaja, kes seisab minu kõrval, mulle kogu aeg räägib, great job, you're doing well, ja nii edasi, et see on teistsugune kultuuriruum, aga mõnes mõttes nagu see, mida täna nagu teeb keelte mudel, on täpselt samasugune muster. Keelte mudel, kommertslik keelte mudel täna on mõnes mõttes nagu ta on loodud nagu selleks, et võimalikult kiiresti anda sulle vastuse. Aga me tegelikult, kui me räägime nagu õppimist, nagu me ei taha nagu otseselt vastust, me tahame õppida, me ei taha vastust saada, me tahame õppida, me tahame nagu ise nagu ideaalis jõuda sinna vastuseni. Et ma võin nagu veel nagu rääkida sellest, et kuidas keelte mudelid nagu annavad üleliigset informatsiooni. Me võime nagu rääkida sellest, kuidas nad võivad hallutsioneerida ja nii edasi, eks see praegusel hetkel nagu võib-olla ei ole niivõrd oluline. Aga oluline siin on see, et jällegi kommertsliku keelte mudeli, tehisintellekti eesmärk on anda meile võimalikult kiiresti, võimalikult täiusliku vastuse meie küsimusele. Nüüd koolis me õpime teistmoodi. Me tahame nagu õigesti püstitada küsimust, me tahame selle küsimuse nagu õigesti jõuda, me tahame nagu selle käigus nagu midagi õppida ka. Ja see on see, mida me täna, kui me räägime nagu sellest tiihüppest, see on üks mitmest kihtidest, millele me praegu nagu paneme rõhku sellest tiihüppes. Et näiteks üks kihtidest on nagu see, et me täna räägime sellest, me tahame siia Eestisse tuua teistsugust keelte mudelit. Me tahame nagu tuua sellist mudelit, mis need vastuseid tegelikult ei anna. Me tahame tuua nagu sellist mudelit, mis hakkab õpilast õpetama. Et kui see õpilane tuleb ja küsib selle AI käest, et kuule, mul on antud füüsika ülesandest, nüüd millest räägib füüsikaõpetaja, mul on füüsika ülesandest nagu antud selline takistus ja mul on antud selline voolutugevus, mul on vaja leida pinget, kuidas seda teeksid. Et täna jällegi keelte mudelit on nagu loodud niimoodi, et kohe sulle annab kogu lahenduskäigu ja siin on sulle vastus ka, millest tulenevalt mõned õpilased lihtsalt kopeerivad seda, saadavad õpetajale ja ma olen ise ka, mis siin salata, ma olen ise nagu näinud neid kuni anekdootlikuteni jõudvaid vastuseid, kus mulle tuleb nagu kodutöö, mis algab sõnadega, et suured tänud teile, et andsite meil nii välja kutsuva ülesanne, mis pani meid mõtlema seal, tule taevas appi. Et mida me tahame siin nagu saavutada, on see, et see sama tehisintellekt, kes praegu nagu õpilasega räägib, et ta hakkaks küsima, kuule, kas sa tead, mis asi Ohmi seadus on? Ahaa, väga hea, tead Ohmi seadus. Kuidas oleks rakendatud selle Ohmi seaduse praegu selle sama ülesanne kontekst? Kus sa näed siin täna takistus? Kus sa näed siin voolutugevust? Kuidas sa võiksid avaldada pinget sellest Ohmi seadust? Ja nii edasi, nii edasi. Me tahame, et õpilast oleks juhendatud mööda seda teed, et ta oleks midagi õppinud. Ehk nagu sellise lahenduse loomine täna on üks eesmärk, mida tahame nagu saavutada. Teine eesmärk on nagu see, et me täna näeme, et meil on juba uuringud näitavad seda, et meil on meeletud käärid selle vahel, kuidas õpilased kasutavad tehisintellekti, kuidas seda kasutavad õpetajad. Kahjuks mitte õpetajate kasuks. Et tegelikult nagu õpilased täna üldjuhul on palju rohkem ja intensiivsemini kasutavad AI-d, ja sellest tulenevalt tegelikult õpetajad nagu jäävad nagu nendele sulaselged nagu alla.
Kolmandat puult, kui me räägime sellest i-hüppest, me näeme praegu nagu seda, et me peame täiesti ümber mõtestama kogu meie õpetamisprotsessi. No näiteks see sama, mida ma juba siin nagu mõnes mõttes nagu noka otsas nagu mainisin, et klassikaline konventsionaalne kodutöö kaotas igasuguse mõtte ära. Ma võin jällegi füüsikaõpetajana teile niimoodi tõestada, et 11. klassi, 12. klassi olümpiaadi tasemel eestikeelne teksti ülesanne tuleb ka tasuta ChatGPT-s, no see on praegu veel siiani tõenäosuste mäng, aga tõenäosusega mingi 80-85% tuleb koos kogu lahenduskäigu tuleb nagu ära. Mis tähendab seda, et jällegi mul pole mitte mingit mõtet anda kodutööd sellisel kujul, nagu me oleme harjunud seda nagu tegema. Peame nagu andma endale selgelt aru, et õpetajana ma ei tea, kelle tööd ma pärast parandan. Kas ma parandan õpilase tööd või ma parandan ChatGPT tööd, eks ole. Jällegi, meil koolis me praegu aina rohkemates ainetes nagu rakendame näiteks siin lihtsalt vastusena sellele rakendame niinimetatud ümber pööratud klassiruumi, kus see protsess on, jällegi ma võin sellest ka tundide kaupa nagu rääkida, protsess on mõnes nagu pea peale pööratud ja kodutööd nagu sellisel kujul, nagu me oleme siiamaani harjunud, me ei tee. Teine võib-olla metodoloogiline oluline nagu lihtsalt ribakene võib-olla sellest pildist on nagu see, et me peame nagu kooli tooma sellise mõiste nagu metamõtlemine. Jällegi ma teen väiksed product placement'id praegu, minu teada oleme ainukene Eesti kool, kus on 11. klassis nagu praegu täiesti struktureeritud kujul terve kursus teemal metamõtlemine, mida mõtlesid nagu läbi nagu Tartu Ülikooli Kaspar Kruup ja Eliise Ojasaar. Ja ma tegelikult nagu praegu, kuna ma ise olen ka nagu suur metamõtlemise nagu fänn, siis ma praegu mõtleme selle peale, et on vaja nagu laiendada stiilis a la 6. klassi ja pluss elemendid nagu võtma tegelikult aineõpetusse ka. Selle metamõtlemisega muu hulgas on oluline veel see, et ta, kuigi kontseptsioon iseenesest pole üldse mingi uus kontseptsioon. Metamõtlemist veel Aristotelest rääkis omal ajal, aga praegu võib-olla selle tehisintellekti ajastul ta on aktuaalsem kui millalgi varem. Metamõtlemine mõnes mõttes jällegi lihtsustatud kujul, ma teadlikult praegu lihtsustan, aga metamõtlemine natukene meenutab seda, kuidas ma ChatGPT-d promptin. Mul oli isegi nagu näited reaalselt õpilastega, oli, kui tuleb nagu Kristjan ja ütleb, kuule, tead, ma sain aru eile, et kui ma lihtsalt enda jaoks mõtlesin läbi seda, kuidas ma üles ehitan prompti Gemini jaoks tema puhul. Ma juba selle lihtsalt läbi mõeldud prompti peale, ma juba sain vastuse kätte. Ja ma ütlesin, bingo, see ongi täpselt metamõtlemine, mida sa praegu nagu tegid. Et lihtsalt ainu selle, et see promptimise protsess on mõnes nagu väga-väga sarne selle, kuidas me nagu ehitame, kuidas me metamõtleme ka. Siin on võib-olla kõige suurem väljakutse kogu selle teekonna peal, jällegi ma võin tunde kaupa sellest nagu rääkida, kõige suurem väljakutse praegu on siin see, et me reaalselt ei tea selle transformatsiooni ulatust. Me täna suhtleme aktiivselt, intensiivselt ja kõrgel tasemel, kui me räägime nagu riigist. Suhtleme OpenAI-ga, me suhtleme Google'iga, me suhtleme Microsoftiga. Meile täna avatakse roadmap'i, mis on umbes 12 kuud pikad. Ja ütleme, sealt on nagu selgelt näha, et nende enda roadmap'id on pigem 18-24 kuud pikad ja see on kõik. Sealt edasi mitte keegi ei tea, kuhu see asi praegu nagu liigub. Kui teile keegi nagu ütleb, ma tean, mis saab olema tehisintellektis, mis nagu saab sellest 2 aasta pärast, ta valetab. Mitte keegi seda täna nagu ei tea. Transformatsiooni ulatus on täiesti hoomamatu täna. Siin isegi mõnes mõttes, aga nüüd minus jällegi nagu räägib füüsikaõpetaja, ta natukene mulle nagu meenutab kvantmehaanikas on üks niisugune põhimõte, et iga süsteemi mõõtmine alati süsteemi muudab. Et mida rohkem me läheme siin nagu sisse, seda rohkem me näeme seda, et see hakkab nagu mõjutama seda süsteemi iseenesest. Et meil on skoop praegu täiesti arusaamatu. Me mõnes mõttes täna selle haridustransformatsiooniga me võime määrata teataval määral suuna, kuhu me liigume, üldjoontes võime nagu suuna määrata. Me võime täna nagu määrata liikumise kiiruse läbi selle, et kui palju ressursse me sinna eraldame. No ilmselgelt nagu see on IT-klassikaline küsimus, nagu, et kui sa paned 1 milli aastas, sa liigud 1 kiirusega, kui sa paned 10 milli aastas, sa liigud 2 kiirusega, 100 milli aastas, sa liigud 3 kiirusega.
ta ei ole nagu 100 korda kiirem, aga ikkagi sa liigud nagu 3. kiirusega. Ja praegu me oleme nagu reaalselt olukorras, kus meil skoop on määramatu, suund on üldjoontes nagu selge, jällegi IT-maailm nagu elab tegelikult nagu selles olukorras juba tosinaid aastaid, eks ole. Sellisel juhul nagu päris tihti, kui meil skoop on määramatu, me liigume agiilselt, eks ole. Et me liigume mingit teatava sprintide kaupa, me määrame nagu, me võtame kuskil nagu bucket listist, võtame mingi teatava nii-öelda taskide hulga, mida me tahame konkreetse sprindi raames ära lahendada ja selle sprindi raames lahendame enda ära ka. Lihtsalt võib olla nagu selle transformatsiooni sprindi pikkus pole mitte klassikaline konventsionaalne nagu IT-maailmas on 2-nädalased sprindid, vaid nagu meie praegu tiihüppes nagu leppisime kokku, et see on umbes 4-kuuline. Me praegu oleme sprindis, mille tähtaeg on augusti lõpp. Sealt edasi me nagu vaatame, jällegi nagu võtame bucket listis mingit teatud tegevust, paneme järgmine sprinti, mille tähtaeg saab olema niisugune jõulud suurusjärg. Et me teatava sprintega liigume, me praegu leppisime kokku, mis on esimesed koolitused, mis me viime nagu läbi, mis on esimesed pilootprogrammi jaoks nagu selle sama nagu master prompti süsteemi instruktsioonide tasemel nagu rikastatud keelte mudel, mida me tahame siin Eestis nagu juurutada, millise nii-öelda selle tagaukse poolt me tahame nagu näha vaate sellele õpetajale, teatavad nagu eelanalüütikat, personaliseerimata analüütikat. Ja see saab olema niisugune esimene piloot, kus me nagu hakkame nagu edasi liikuma, sest jällegi me ei tea täna selle ülesanne püstituse skoobi ulatuse. Ja vot nii see kõik praegu nagu tegelikult nagu arenebki täpselt ilma naljata. Meil on näiteks nagu, meil on praegu nagu oli siiamaani, me olime nagu olukorras, kus me nagu tiihüppes oli 5 nõukogu liiget, kes põhimõtteliselt nagu toimetas niisugused tempos mingi 30-40 tundi nädalas, täiesti vabatahtlikuna, lootus, et see nagu mingil hetkel saab nagu läbi, sest me hakkame palkama sinna, ja me reaalselt juba palkame sinna inimesi, kes nagu tulevad sinna tööle. Meil juba 2 esimest inimest, Ivo Visak ja Märt Lume nagu juba sinna maandunud. Ja meil on veel päris mitu nii-öelda nagu leiva ahjus praegu ka nagu inimeste mõttes, kes nagu tulevad sinna nagu, ja praegu ma ütleks, et ma olen pigem optimistlik, et meil õnnestub kuidagi moodi nagu natukene võtta selle protsessi kontrolli alla nagu selles mõttes, et siin vahest nagu ju kõlavad, ma ei tea, Diana Paudel nagu suhteliselt iluti nagu rääkis nagu sellest, oma arvamuslugu nagu publitseeris nagu teemal, et paneme praegu tehi transformatsiooni pidurile ja mõtleme seda enda jaoks nagu läbi. Ja tal on omad argument täiesti oma loogika nagu olemas, lihtsalt me ei tohiks nagu ennast petta praegu selles osas, et kui me paneme piduri peale, siis õpilased niikuinii seda kasutavad. Need samad valed copy-pastimissugused õpiharjumused niikuinii kinnistuvad. Et pigem nagu hakkame täna nagu toimetama selle nimel, et üritada kuidagi muuta, üritada rohkem nagu jõuda olukorda, kus me ikkagi endiselt tegeme nagu õpetamisega. Ma tean, et ma olen nagu viimane barjäär teie ja selle õhtu vahel. Et ma jätaks võib-olla need ülejäänud minutid lihtsalt küsimusteks, et mitte kuritarvitada. Ma võin tegelikult sellest teemast tundide kaupa nagu rääkida arusaadavalt, aga ma jätan selle aja nagu küsimusteks. Ja meil küsimusi ka on, jah, just näed, seda pulti ei läinudki vaja, aga väga mõnus oli käes hoida kindlasti. Ja, et saate veel küsida, saab keskkonnas küsimusi, väga põnev ja huvitav teema, alustan, see on ilmselt väga tüüpiline küsimus, kas õpetajad on valmis, et mida teha nende õpetajatega, kes ei suuda isegi guugeldada? Õpetajad on väga erinevad. Õpetajaskond Eestis on väga erinev, nagu igas ühiskonna nii-öelda lõigus on olemas neid, kes selleks valmis täna ei ole. On olemas neid, kes väga innustatult tahavad seda kasutada. Ma olen ise nagu näinud inimesi, kes proovinud korra valesti, kasutada näiteks, ma tea, ChatGPT-d, kuna tegi seda nagu valesti, ta ei ole nagu saanud oodatud tulemust ja peale seda nagu hakkas põhimõtteliselt, kui see inimene hakkas nagu kiirgama seda, et see kõik on jama, see kõik ei tööta, see on täiesti kõik nagu loll jutt. Ja ma olen näinud ka vastupidist inimesi, need, kes jällegi nagu tegid mingeid asju, nagu said selle, teate nagu noor hunt, kui ta nagu esimene kord murrab jänese, siis ta nagu tekib see veremaitse suus, ta juba sai nagu aru, et kuule, siin on nagu, see on kihvt asi, siin ma saan reaalselt, ma saan säästa aega, ma saan kiiremini nagu teha mingeid asju, ma saan oma töölehed nagu füüsikapraktikumi jaoks nagu teha nagu palju kiiremini. Nii edasi, ja sealt nagu hakkab tekkima see tahtmine kasutada asju.
Rootsi pidavat hariduses tegema üldse sammu tagasi, keelama digivahendid koolis ning liikuma tagasi eranditult paberi ja pliiatsi juurde mõtlemise soodustamiseks. Kuidas seda kommenteerite? Me natukene seda, ma tean sellest liikumist nagu Rootsis, me seda valesti tõlgendame täna. Rootsis see pendel mingil hetkel nagu liikus sinna, kus ta Eestis pole mitte kunagi olnud, kus nad nagu põhimõtteliselt nagu igas koolis, iga õpilast nagu jagasid nagu iPadi, piltudel, see on ju, kõik materjalid nagu digitaliseeritud ja siis nagu hakkasid kaduma mingid elementaarsed nagu analoogmaailma oskus nagu õpilast, nad lihtsalt nagu teevad mõnevõrra nagu sammu tagasi. Me Eestis pole mitte kunagi selles äärmust nagu olnud, et me pigem nagu jätkame nagu liikumist nagu samad rada pidid edasi. Ma väidan seda, et oskus kirjutada on endiselt oluline. Ma väidan seda, et näiteks nagu üks väärarusaamine sellest tehisintellektist on nagu see, et eeldatakse, et kui meil see tehisintellekt on koolis, siis kõik õpilast istuvad nagu ekraanide taga. Ma olen täiesti veendunud täpselt vastupidi, et tänu selle tehisintellekt tuleb, me suudame nagu rohkem asju teha selliselt, et meil klassis jääb seda aega, ruumi ja tahtmist pidada sokraatlikud vestlused pigem õpilastega. Kui me teeme eraldi AI õpilastele, siis kuidas motiveerida õpilasi seda kasutama ja kas teised AI-d siis piiratakse ja ilmselt küsimuse mõte on selles, et paraku paljud õpilased ei kibele mitte õppima ja tahavad kiirelt vastust lihtsalt kätte saada. Et mõnes mõttes nagu jällegi see on väga hea küsimus. Siin mõnes mõttes nagu võitlus käib nagu, katsun seda praegu sõnastada, et jällegi, kui me võtame 100% õpilasi, meil on alati olemas siin kuskil nagu üleval pool, on olemas 15-20% neid õpilasi, kes oskavad väärtustada seda, mis tähendab õppimine, mõtlemine, proaktiivsus, interdistsiplinaarsus, nii edasi. Meil alati nagu jäävad sinna allapoole mingid oma 15-20% neid õpilasi, kes niikuinii jäävad nagu cheatima, tee, mis sa tahad. Nad alati nagu liiguvad kergemat vastupanu teed, nad alati otsivad ja leiavad ka, kui nad piisavad nutikad, leiavad nagu võimaluse nagu cheatida. Aga nende vahel on tublisti 6-70% õpilasi, need, kelle puhul, mille nimel me üldse praegu see võitlus käib. Kas nad liiguvad sinna ülesse, sinna suunas, kus nad saavad aru, et mõelda on kihvt, et õppida on vaja, et seda mul endale nagu on vaja ja nii edasi, või nad kahjuks vajuvad sinna alla ja nagu nendest saavadki need samad copy-pasterid, mis on nagu pigem degradeeruv praktika. Ja läks küsimus liikus edasi. Kuidas täiskasvanuid õpetada AI-d kasutama, et koolis õpetajaid, aga laiemalt ühiskonnas, et mis viisil jõuda inimesteni, et nad oskaksid kasutada seda targasti? Üks viis on läbi parimaid praktikaid. See on nagu üks viis jällegi nagu, seesama nagu tiihüppe on mõnes mõttes tegelikult nagu niisugune sild tiigrihüppele. Veerand sajandi tagasi, meil on, Tõnu näiteks on lihtsalt täiesti otsad nagu seotud eelmises elus ja nii edasi. Ja see on sulaselge teadlik nagu sild nagu sinna ka. Et selle tiigrihüppe raames muuhulgas oli niisugune väga Eesti äärmist mastaabne programm Vaate maailma, mille käigus nagu õpetati välja suurusjärk 100 000 inimest suhteliselt lühikese ajaakna sees ja see see koolitusprotsess oli niisugune väga rakenduslik. Me ei rääkinud nagu sellest, mis asi Word on või mis asi Excel on, vaid me rääkisime selle sama, kuskil nagu külas vana memmele, et vaata, siin on sinu ID-kaart. Siin on ID-kaardi luge, sa pistad selle ID-kaardi siia luges, sa lähed siia portaali, siin on sinu pensioni info, siin sa saad mingit teenust. See oli niisugune väga rakenduslik. Mõnes mõttes nagu see, kuidas praegu täiskasvanud peaks nagu käima, on ühelt poolt nagu see teema. Teiselt poolt nagu ettevõtete asutuste poole pealt on nagu oluline see, et meil on praegu jällegi nagu käes mingid kangid, mis on äärmiselt võimsad, mis annavad või panevad meid olukorda, kus me peaks nagu läbi mõtlema, kas see mida ja kuidas ma praegu teen, kas ma pean seda selliselt tegema. Või äkki on mingi muu viis, kuidas ma võin sama tööd nagu teha. Et see on ju ka tegelikult nagu learning by doing. See tiihüpe on selline missiooniprojekt, et kuidas teie tiimil läheb, et kellest te veel puudust tunnete oma tiimil? Praegu näiteks meil on nagu avalik otsing on koolituse koordinaatori peale, jällegi see on ilmselt nagu tuujuneb välja mingisugune allhankijate mingi võrgustik, aga keegi, kes koordineerib seda protsessi tervikuna, koolitusinimene, siis meil on, jällegi me võtame ilmselt osa koormust, aga nagu CTO-d sinna, meil on praegu Head of Product nagu olemas, Märt Lume, aga CTO-d osa koormust nagu sinna otsime. Seal on mõned rollid nagu veel, mida me otsime, aga need on õige mitu, mida on vaja veel. Väga hea, üks kommenteerib, et väga head paralleelid töömaailmaga, seega suur aitäh
ja selle hea ettekande eest ja jõudu tööle tiihüppega! aitäh!